Reservväelaste fondi eesmärk on laiemalt anda võimalus toetada riigikaitset, läbi selle soetada varustust, koolitada ning panustada kõikvõimalikesse kohtadesse, mis riigikaitsega seotud. Just lõppes ka reservväelaste nädal, mis tunnustab neid, kes on riigikaitsesse panustanud. Näiteks on 2 aktiivse aastaga kogutud 450 000 eurot. See on läinud üha populaarsemaks või see teadlikkus on tõusnud, et ega riigikaitse ei ole ainult Kaitseministeeriumi või Kaitseväe või Kaitseliidu asi, meie kõigi ühine asi, sest kaitstud Eesti tähendab tegelikult ka ju edukat ettevõtlust. Nii et kui me räägime siin näiteks aasta tunnustustest ettevõtetele reservväelaste või reservväelaste fondi toetamise eest, siis esimene aasta oli neid kandidaate seal 50, no siis nüüd oli üle 650. Ettevõtted tulevad ise vabatahtlikult fondi toetama. Kaitseministeeriumis täna toimunud tänuüritusel riigikaitse toetaja neid panustajaid just tunnustati. Pidulikud avasõnad lausus kohale tulnud ees Vabariigi president Alar Karis. Aga näiteks ühena paljudest anti kuldtaseme tunnustust täna Palbinole. See on selline ettevõtte initsiatiiv, et meie omanikud on väga selle poolt, et me toetame kaitseväge, juhtkond on ja tegelikult ka töötajad. Ehk siis me oleme teinud sellest ka niisuguse sisemise kampaania, mis on väga palju toetust leidnud. Mis moel see toetus on? Kui öelda sõna Palbino, siis esimene asi on jäätis ja midagi väga magusat. Kõik teavad seda, et kui me arendasime siin selleks aastaks uue jäätise, sellise hea vaniljäätise kondentspiimaga, siis tegelikult kogu meeskond oli väga seda meelt, et tuleks teha niisugune jäätis, mis ikka kõigile maitseb, selleks, et kõik saaksid tegelikult seda jäätist osta ja saaksid toetada kaitseväge. Nii et selle jäätise ostes ma toetan ka reservväelaste fondi. Ja selle jäätise pealt praktiliselt kogu kasumi, mis me sealt muidu teeniksime, anname me reservväelaste fondi. Igati kiiduväärt. Alati ei ole ka rahaline tugi oluline. Oluline on see, et ettevõttes töötavad inimesed, kellel võimaldatakse osa võtta reservväelaste õppustest ning tuge on fondile vaja ka avaliku sees. TV3 sai tunnustatud õbetasemega. Mida enam me tegelikult kõikide nende kriiside ja asjadega kokku puutume, siis jah, meedia on eesliinil, aga kaitseväelased on seda veel rohkem ja reservväelased seda enam, nii et tegelikult me peamegi teatud mõttes me oleme nagu kolleegid, see on meie jaoks elementaarne ja sellist hoiakut, ma arvan, väga suur osa Eesti ettevõtetest täna juba niikuinii omab. See on missioon. See on missioon. Eriti laialdaseks on nüüd toetus muutunud just drooninduse vallas, kuna Eestisse on tekkimas palju sellele orienteeritud ettevõtteid. Reservväelasi on Eestis suurusjärgus 100 000 inimest ja see on oluline jõud.